Tervist! Jah, räägime siis mõnedest võimalustest, millega me ise oleme nüüd kokku puutunud, et seda infot, mis meil täna meie põhiteenuses TIK-is olemas on, veel paremini nagu kättesaadavaks teha hooldajatele ja rohkem infot ka sellesse infosüsteemi koguda. Et all vasakul nurgas on siis meie TIK teelma infosüsteem ja see sisaldab ka mitte ainult ilma, vaid ka muud informatsiooni ja see on üks võimalus andmeid visualiseerida ja vaadata läbi veebikeskkonna, aga kuidas see info võimalikult kiiresti ja lihtsasti siis hooldajani viia, et seda me katsume siis nuputada ja seda info liikuvust parandada. Üleval vasakus nurgas on Veis rakendus, see on üks teema, millest täna räägin ja teine teema on siis veel üks natukene profima kasutaja võimalus info kogumiseks ja täpseks siis lokaliseerimiseks. Selleks, et siis nendele adressaatidele, kellele see info peaks jõudma, et nendel oleks võimalikult kiire ja lihtne viis siis nende andmetega tegutsema hakata. Aga talv on just läbi saanud ja teede hooldaja jaoks põhiteemaks on siis kevadine teehooldus, sealhulgas auguremont. Ja sageli augud tekivad üsna kiiresti ootamatult ning head ülevaadet kogu teedevõrgust on seetõttu keeruline saada. Samas on info kogumiseks ja operatiivseks edastamiseks mõned võimalused, mida ongi nüüd plaanis lähemalt siis tutvustada. Üks peamisi viise, kuidas täna siis liiklejatelt info teehooldajani jõuab, on liiklejatelt tehtud kõned siis riigi infotelefonile 1247 ja dispetšer siis võtab telefoni teel kõned vastu, sisestab laekunud andmed hooldesündmuste infosüsteemi ja sealt edasi jõuavad siis andmed juba emaili teel teehooldajani. Teinekord on selle süsteemi ja nagu puuduseks see, et inimestel on keeruline kirjeldada seda sündmuse asukohta ja dispetšeril samuti sisestada andmeid siis infosüsteemi ja tuvastada seda asukohta, et kui on tegemist mõne ristmikuga või mõne bussipeatusega, siis on info vastuvõtmine lihtsam, aga juhul, kui on nagu kirjeldus nõrgapoolne, siis on ka väga raske seda infot täpsemalt lokaliseerida. Ja selle võrra on ka hooldajal jälle tööd tegemist rohkem, et siis see asukoht täpselt kindlaks teha, see objekt või sündmus tuvastada ja seda siis lahendama hakata. Samas on teine viis ja üsna populaarne viis siis info edastamine läbi Waze äpi. Seda siis liiklejad teadlikult peamiselt kasutavad omavahel info jagamiseks. Ja sinna, ütleme, et nii lihtne, kui see saab olla, seal on siiski vaja mõned sammud teha selleks, et info täpselt fikseerida ja siis kindlasse asukohta kaardile saada. Et mitu nupule vajutust tuleb teha, aga põhimõtteliselt ta on siiski suhteliselt levinud ja suhteliselt usaldusväärne infokanal. Et liiklejad ise siis sageli kinnitavad üle nende sündmuste esinemist ja selle võrra see sündmuse nagu kvaliteet või väärtus tõuseb ja see on meie jaoks ka hea selles mõttes, et me saame üsna hästi lokaliseerida selle sündmuse asukoha. Kuidas need andmed nüüd edasi liiguvad? Transpordiameti lahendus on selline, et need andmed täna jõuavad ka operatiivselt kaardile, tarkteekaardile, mida siis avalikkus saab vaadata. Seal kaardil küll need andmed ei ole nagu
adresseeritud täpsemalt kui siis kaardi peal geokoordinaadi järgi täpselt sellise kohta, kuhu nad nüüd satuvad, kus nad on fikseeritud, sinna nad ka satuvad kaardi peal. Aga meie nägemus oli see, et see info viis, nagu kättesaamise viis hooldajale ei ole täna kõige mugavam. Et siia võib tekkida väga palju neid märke, aga selle oma märgi leidmine ja selle asukoha tuvastamine on küll võimalik, aga see ei ole nii lihtne ja mugav. Ja seetõttu me hakkasime siis mõtlema seda lahendust edasi, et kuidas targast tees siis jõuaksid andmed ka hooldajani. Et kui täna nad on kaardil lihtsalt siis täpiga ja sündmuse alguse aeg on fikseeritud, siis tegelikult me ei tea seda, et kelle tee peal see sündmus täpselt aset leiab, kes peaks selle teate vastu võtma ja kellele tuleks see teade siis edastada ja kas ta siis saab selle kaardi kaudu ka selle sündmuskohani orienteeruda või kuidas ta näiteks saab selle sündmuse kohta teate edasi anda siis oma hooldetiimile, kes peaks seda siis likvideerima minema. Ja meil on olemas, eks ju, täna teeregister ja võimekus siis teeregistri andmetega siduda selliseid teateid, kus on olemas geokoordinaadid. Ja sellest nagu edasine siis viis oligi nende andmete toomine ka TIC-rakendusse ja nende andmete sidumine siis teeregistri andmetega ja siin on nüüd näide, kus me saame neid andmeid siis edastada hooldajale või tee omanikule läbi siis kas SMS-teavituse. Tänapäeval enam väga palju SMS-i teel kasutajaid ei ole, enamasti kõigil on nutitelefonid ja võimekus vaadata andmeid läbi emaili. Aga juhul, kui kellelgi on ka nuputelefon, siis põhimõtteliselt on see meil võimekus seda infot niimoodi edastada ja öelda siis ära, et kus kohas see sündmus täpselt asetseb. Ja kuna meil on teeregistri andmestik, siis ka sealt on võimalik panna paika see, et kellele see info tuleb edastada. Antud juhul siis on näha, et see info läheb Ida-Harju piirkonda ja Ida-Harju teemeister ilmselt siis, kes on endale selle teavituse tellinud, tema saab selle sündmuse kohta siis täpse informatsiooni, et millal see sündmus on fikseeritud, millal sellest on teada antud ja millise tee peal, mitmendal kilomeetril see sündmus täpselt asub. Ja kuna ta on just tänu sellele siis SMS-i võimalusel tehtud võimalikult kompaktseks see teade, siis peaks see info sellise teavitusena mahtuma siis 160 tähemärgi sisse. Aga tõesti SMS-i rakenduses sul ei ole võimalik siis seda asukohta niimoodi avada kui meili teel, et siis meili sõnumitesse on kaasa pandud ka siis kaardilink, nii et sellele vajutades on võimalik siis kohe avada rakenduses ka kaart ja kaardi peal siis tuvastada see asukoht ja sealt siis vajutada vajadusel siis orienteerumise nuppu, et jõuda selle sündmuseni. Kõik need andmed jõuavad siis Notif teadete tahvlile, et iga hooldaja saab siis endal defineerida need piirkonnad või teelõigud, mille kohta ta andmeid soovib ja siis neid teelõike hakkab siis Notif rakendus jälgima. See on siis seesama TIC-i rakenduse alamrakendus, et need andmed jõuavad siis nii sõnumiga emailile kui ka siis siia teadete tahvlile ja kõik, mis on siis värsked teated, siis nad on ka selliselt rasvaselt esile toodud, nii et sa suudad eristada siin värskeid teateid vanematest teadetest. Ja ka siin tekib siis võimalus vajutades kaardilinki kiiresti tuvastada see sündmuse asukoht. Seesama rakendus, teavitusrakendus, Notif rakendus töötab ka nutitelefonis, nii et seal on ka need andmed kompaktselt näha ja sealt saab ka siis kiiresti navigeerida antud sündmuse asukohta, et seda siis minna kõrvaldama.
Ja teateid, kõik mida siis Waze teadetena edastatakse liiklejate vahel, et seda infot on meil siis võimekus ka edastada läbi selle oma teavituse rakenduse. Ja täna TIC-klientidele on need rakendused siis kättesaadavad. Nüüd neid infokanaleid, kust sündmuste kohta infot tuleb, on veel, et Waze on siis üks kanal, kus liiklejad omavahel infot edastavad ja samal ajal siis me võtame vastu ka häirekeskuse teateid, 112 esmased teated siis näiteks avariide kohta jõuavad ka läbi sellesama rakenduse. Ja tihtilugu ongi nii, et kui mõlemad kanalid annavad infot selle sündmuse kohta, siis see tõstab selle sündmuse usaldusväärsust. Ja muidugi neid teateid võib liiklejate poolt tulla rohkem. Ja sellisel juhul süsteem siis jälgib nüüd seda, et kus kohas on see teade fikseeritud, et kas see on tegemist sama sündmusega või on tegemist mingi teise sündmusega ja me oleme omal süsteemi siseselt piiranud ära selle korduv teavituse sellise piiriga, et siis kui järgmine teade sündmuse kohta tuleb 1 kilomeetri sees ja 1 tunni jooksul, et kui need 2 tingimust on täidetud, siis nagu kordusteadet ei edastata. Aga kui siin antud näite puhul siis esimene Waze teade on tulnud kilomeetri 28,3 kohta ja järgmine on tulnud 29,5 kohta, et siis selle tõttu, kui see tingimus on nagu üle läinud kilometraaži osas, siis tuleb selle kohta ka kordusteade. Aga jah, tänu sellele, et sageli just need õnnetuste info tuleb 2 kanalit pidi, siis see on nagu kasulik selles mõttes, et need üksteist siis täiendavad. Ja päris tihti on siis Waze ehk liiklejate poolt tulnud teave isegi operatiivsem kui liiklejate poolt. Ja siin on nüüd teine näide, kuidas teated võivad tulla väikese viivitusega. Siin on näha, et sündmus ise on juhtunud või fikseeritud juba Waze'i liiklejate poolt 7:53, 112 poolt 7:50 natukene varem, aga nad jõudsid ikkagi samal ajal, et see süsteemil endal on väike viivitus sees, et ta ei suuda neid teavitusi nii operatiivselt edastada, aga siiski me eeldame, et tavaliselt 10 minuti sees jõuab see teade ikkagi kasutajateni. Ja paremal pool on siis näide, mis tuleb läbi hooldeinfosüsteemi. Seal on tavaliselt see infot kogutakse ja täiendatakse ja kuna see sisentamine võtab aega, siis see info on ühelt poolt täiuslikum, aga ta jõuab ka hiljem kohale. Nii et kasulik on võtta siis mõlemalt poolt seda infot, et ühelt poolt läbi nende Waze 112 teavituste saada see esmane info ja valmisolek ja siis täiendav info tuleb juba siis hooldeinfosüsteemi kaudu. Siin on nüüd näited ka sellest, et inimestel on erinev arusaam sündmustest sageli ja see on ka selline, ütleme siis nõrgem pool, et teinekord mõni peab sündmust tõsisemaks ja nimetab sündmust raskeks, teine kergeks, aga meil on nagu eesmärk panna need sellised samaliigilised teated, mis on ikkagi asukoha mõttes lähedased, panna ühte teatesse ja siis see toob nagu täiendava kinnituse, et ikkagi see sündmus on tõesti aset leidnud selles piirkonnas ja just see, et ta on nagu dubleeritud, et liiklusõnnetuste puhul siis me saame enamasti põhitrasside kohta operatiivselt nii häirekeskusest kui ka Waze teadete kaudu ja see annab sellise kindluse, et sündmus on tõesti aset leidnud. Nüüd see pole ainuke, need löökaugud, liiklusõnnetused, ka libeduse info jõuab liiklejatelt operatiivselt sellesse nii Notif rakendusse kui ka veebirakendusse. Ja siin on just hea näide see, et eriti selliste suurte linnade lähedal, kus on liiklust rohkem, seal on paratamatult ka tagasisideandjaid rohkem ja see päris hästi dubleerib või täiendab seda olemasolevat infosüsteemi, mida me saame siis läbi teeilmajaamade, teekaamerate, radaripiltide.
siin on näha, et need piirkonnad, kus teetemperatuurid on plusspoolel või kerges plussis, seal neid märke on oluliselt vähem, aga seal, kus on teetemperatuurid juba miinuspoolele langenud, et seal tuleb ka teateid rohkem, nii et tõenäoliselt on seal tegemist üsna suure tõenäosusega tegemist libedusega, just need märgid siis katavad ära ka nende jaamade vahelised alad või annavad meile lisakinnitust selle kohta, et tõesti selles piirkonnas on libedus. Ja see on nüüd rakendus, mis meil on siis teehooldajatele ja siis teehoolde tellijatele ehk kasutajavaade. Samas on olemas ka avalik vaade, kus on siis märke ja ilmajaamade andmeid. Aga tõesti, ilmajaamu meil ei ole nii tihedalt, kus neid andmeid saada on, nii et seetõttu peab lihtsalt siis nagu kasutama seda kui lisavõimalust, nii et see on päris avalikult kättesaadav ja seal on ka sündmusajad ja kes on teateid andnud, on võimalik siis märgi peale liikudes vaadata. Nüüd teine rakendus, mida me siis kasutame nii-öelda professionaalsematele kasutajatele, on siis andmed või sündmuste tuvastamine läbi pildistamise. Ehk meil tegelikult on olnud rakendus libeduse tuvastamiseks Eltrip seadmetega ja selle edasiarendus nüüd võimaldab siis teha lisaks täiendavaid funktsionaalsusi. Kõigepealt me võtame Eltripist andmed ja selle rakenduse kaudu edastame siis serverisse nii mõõtmisandmed kui ka nüüd on võimalik ka pilti juurde lisada. Aga selle rakendusega on võimalik siis pildistada ka objekte ja lisada andmeid piltide peale. Et ma nüüd siin järgmise pildi peal siis proovin näidata ka, et me saame siis pildistades fikseerida asukoha üsna täpselt. Siin need täpid näitavad siis seda geolokatsiooni täpsust ja võimalik on ka tekstiga näidata, kui täpselt siis see asukoht on lokaliseeritud, siin siis teenumbri ja teemeetriga. Ja seda on võimalik siis võtta nii üle internetivõrgu, aga kui internetiühendust ei ole, siis ka telefoni lisatud siis teeregistri andmetest. Siin on mõned näited siis, kui on mingisugune liiklussündmus toimunud, siis selline nagu objekti või fikseerimine on oluliselt, ta ei ole keeruline, aga ta oluliselt lihtsustab hooldaja tööd pärast, et selle sündmuse peale reageerida, neid asukohti siis kindlaks teha ja sinna liikuda. Ja siin on üks siis alternatiiv sellele, et kui andmestik on juba seadme sees, siis on võimalik ka neid asukohti võtta seadme sees olevast aadresssüsteemist. Et kui on näiteks alternatiivne aadresssüsteem, see on antud juhul siis WRC näide, et siis selle aadresssüsteemi järgi meil ei ole vaja nagu internetiühendust, aga meil on olemas aadresssüsteem, näiteks teeobjekt 20 kilomeetrit, piketaaž, on võimalik luua aadresssüsteem seadme sisse ja sa teed pilti ja fikseerid siis näiteks progressi koos aadresssüsteemiga. Ja eile ettekannet ette valmistades avastasin, et ka Transpordiametis on olemas analoogne lahendus, väga analoogne, mis samuti suudab siis nüüd üle interneti võtta aadressiandmeid ja siis kuvada seda pildi peale, nii et on variante, mida kasutada. Tundke huvi, see info võib olla mõlemale poolele kasulik nii tellijatele sündmuste fikseerimiseks kui ka siis töövõtjatele hiljem tõestamiseks, et objekt on korras, töö on tehtud. Et ma arvan, et see HOOS-i see tulevik võiks olla, et kõik tööd saavad, kõik sündmused saavad fikseeritud ja kõik tehtud tööd samuti. Nii, minu poolt kõik, aitäh!